videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Loisk ja see siin on Vabaduse hääl, saade järjekorra numbriga 126. Eelmises saates räägitud teema, kuidas hakatakse karistama neid, kes ennast ei süsti, oli valeinfo. Sest süstimine on meil vabatahtlik, oli, on ja jääb. Aga ometigi meil on siin ühiskonnana kogemus, et kui sa süsti ei tee, siis head aega sissetulek, head aega töökoht, head aega elementaarne vabadus minna kohvikusse, aga vabatahtlik. Ja asun kohe asja kallal, et mitte pikale minna. 5. märtsil postitas Sotsiaalministeerium oma Facebooki lehel. Jagame Delfi faktikontrolli, kus lükatakse ümber pahatahtlik valeinfo. Vaktsineerimine on ja jääb Eestis vabatahtlikuks. Igal inimesel on õigus vaktsineerimisest keelduda ning isikliku terviseotsuse tegemise eest kedagi ei karistata ja sellised väited ei vasta tõele. Delfi faktikontroll leidis, et uus nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus NETS ei muuda vaktsineerimist kohustuslikuks ega too kaasa trahve vaktsiinist keelduvatele inimestele. Konkreetne säte paragrahv 37 on suunatud tervishoiuteenuse osutajatele, kui nad eiravad epideemia tõrje tähtaegu. Samasugune säte kehtib Eestis ka praegu. Muuta plaanitakse vaid trahvimäärasid. Ja seda reaktsiooni oligi vaja, et nad ütlevad, ei ole kohustuslik, ei ole. Sest me kogesime seda, kuidas sa võid jääda töökohast ilma, kui sa ei tee, on ju, ja vabatahtlik, palun väga. Ja kas me peaks nüüd uskuma, et see järgmine, sest meil need Fauci'd, Gates'id, Jollerid on ju natuke ennustajad, nad teavad, et midagi on tulemas. Aga lihtsalt meie ei tea veel. Nemad teavad. Ja kui meie räägime, et kuulge, et mingit siukest asja harjutati läbi, siis vandenõuteooria. Ei, pole olemas. Sest seda samust Coviditki aastaid enne seda üllatust, kes sõi nahkhiirt ja nii edasi, kes usub seda, et söödi nahkhiirt ja sealt tuli, kes usub, et kogemata laborist lekkis. Tegelikult oli teema juba läbi mängitud. Ja nii on ka nende järgmiste pandeemiatega. Aga Raul Kivi tegi faktikontrollile faktikontrolli. Ja inimesed on ennegi faktikontrollile teinud faktikontrolli. Ja mina ei kujuta ette, mis tunne on töötada Delfi faktikontrollerina, kui sa tegelikult pead tegelema faktide väänamisega. Oledki siuke sinder. Sellest saad palka. Palju enne, mis sa selle palga eest saad? Oi, mul on uhke elamine. Saan oma elatusjärge kuidagi parandada. Aga selle kõige sees sul tuleb elada endana. Kas kõik see on mammona või kuidagi, ma olen ikkagi see. Vaata, minul ei saa keegi külge tulla, sest me oleme need, kes käivad külge. Ja kui keegi teeb minu faktikontrolli, siis ei, ma olen puutumatu. Meie faktikontroll on ametlik faktikontroll. Ma ei tea. Tunnen kaasa natuke. See ei saa küll mingi elamist väärt elu olla. Ja Raul Kivi kirjutab 5. märtsil. Nagu arvata oli, tehti mu viimasele NETS teemalisele postitusele faktikontroll ning kuulutati see osaliselt väärinfoks. Jään siiski oma väidete juurde. Vaatame siis faktikontrollijate väiteid natuke lähemalt. Faktikontrolli Delfi artiklis väidetakse muu hulgas. Kuigi postitused jätavad mulje, et viidatud säte on uuendamisel oleva NETSi eelnõus midagi uut, siis tegelikult kehtib täpselt samasugune säte ka praegu. Eelnõus on aga suurendatud trahvimäärasid. Samuti öeldakse, tegemist on juba praegu kehtivas seaduses oleva sättega ja võtame selle muutmata kujul uude seadusesse üle. Muutub vaid see, et oleme viinud trahvimäärad kooskõlla tulevase tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse raamistikuga. Tulevane tsiviilkriis. No ma räägin, nad on ennustajad seal. Nad teavad, tulemas on midagi ja suuremaid trahve. Sotsiaalministeeriumi nakkushaiguste ennetamise poliitika juht Kerli Reintam-Kuttan. Nii, lisaks väidab faktikontroll. Konkreetne säte ei kohaldu üksikisikule või patsiendile, vaid immuniseerimise läbiviijatele. Siin on kenasti ka artikli täisteksti link juures, kes tahab lugeda. Mida seadus tegelikult ütleb? NETS paragrahv 1 sätestab.
Käesolev seadus reguleerib nakkushaiguste tõrje korraldamist ning sätestab riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse ning juriidilise isiku ja füüsilise isiku kohustused nakkushaiguste ennetamisel ning tõrjel. Samuti, käesolevat seadust kohaldatakse Eesti Vabariigi territooriumil viibivale füüsilisele isikule ja Eesti Vabariigi territooriumil asuvale juriidilisele isikule. Siinkohal tuleb meenutada üht elementaarset juriidilist fakti. Füüsiline isik tähendab õiguses inimest. See ei ole arvamus ega tõlgendus, vaid seadusest tulenev definitsioon. Viide kenasti juures. Faktikontrolli väide ei põhine seaduse tekstil. Faktikontroll väidab, et see vastav säte ei kohaldu üksikisikule, vaid ainult immuniseerimise läbiviijatele. Selline väide ei tulene aga seaduse tekstist. NETS ei defineeri, et termin füüsiline isik tähendaks ainult immuniseerimise läbiviijat. Kui seadusandja oleks soovinud seda piirata, oleks see seaduses selgesõnaliselt kirjas. Kõik NETS-i mõistes erilise tähendusega terminid on loetletud NETS paragrahv 2. Selles loetelus ei ole terminit füüsiline isik eraldi defineeritud. Õigustehniline põhimõte on lihtne. Kui seadus ei anna terminile erimääratlust, kasutatakse üldist juriidilist tähendust ja see tähendus on füüsiline isik võrdub inimene. Seega väide, et seadus ei kohaldu üksikisikule, ei tulene seaduse tekstist, vaid on faktikontrolli enda tõlgendus. Küsimus trahvimäärade tõstmise kohta. Faktikontroll kinnitab, et vastav regulatsioon on juba olemas. Muutmata kujul võetakse see uude seadusesse üle. Muudetakse aga trahvimäärasid. Põhjendusena tuuakse kooskõlla viimine tulevase tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse raamistikuga. Siin tekib täiesti õigustatud küsimus, kui seaduse sisu ei muutu, siis miks on vaja trahvimäärasid märkimisväärselt tõsta? Ja mida täpsemalt tähendab kooskõlla viimine tulevase tsiviilkriisi raamistikuga? Millised uued olukorrad või volitused on selles tulevases raamistikus ette nähtud? Avalik arutelu ei ole valeinfo. Selliste küsimuste esitamine ei ole valeinfo. See on täiesti normaalne osa demokraatlikust ühiskonnast, kus kodanikud analüüsivad seaduseelnõusid, loevad seaduse teksti ning esitavad küsimusi selle mõju kohta. Kui seaduses kasutatakse mõistet füüsiline isik, siis on täiesti õigustatud küsida, kuidas seda praktikas tõlgendatakse ja kelle suhtes seda kohaldada saab. Just selle üle käibki avalik arutelu ja see ongi demokraatia normaalne toimimine. Need samused, kes seal hääletavad Riigikogus, meie lihtsad inimesed, süveneme ka nendesse teemadesse rohkem kui nemad, sest kui nad süvenevad, siis neis võib enesest tekkida mingi vastuolu, et ma ei tea, äkki. Aga kui partei on joone ette andnud, siis ära sa joonest mööda komistad kuskile ära omadega. Ja siis ei ole mingeid tulevasi soojasid kohakesi, mida te seal kõik välja teenite. Närukaelad. Mul kuidagi lapsena ma kuulsin isa ütlemas sõna näro, nagu närud siis, näro inemine ja neid närusid on protsentuaalselt kuramused palju tänapäeva ühiskonnas, kes lihtsalt ongi näru inimesed, kes võivad sul ninalda, aga tegelikult oma otsustes ja sellises meelelaadis nad on närud. Ja sellele ei tahagi rohkem aega siin raisata. Ja see väide, et hakatakse karistama meditsiinitöötajaid, ma ei tea, kui usutav see on, et kui perearst sind ära ei süsti, selles mõttes nad juba saavad karistada. Need, kes tublid süstijad, on need ennetusmeditsiini tegelased, on ju. Kunagi Postimeestki lugesin, kes need tublid ennetajad on ju. Ehk siis need, kes süstivad. Kas karistamine on siis see, et nad ei saa neid preemiaid, et mida rohkem on, mida suurem protsent on süstituid su nimistus, seda suurema preemia saad, kui mingist piirist jääd allapoole, siis ei saagi seda preemiat. Kas see on siis nende karistamine tegelikult või ongi niimoodi, et kuule, sul on nimistus, Kertu Luisk on süstimata, trahv. See ei tundu ju loogiline. Või karistatakse neid sellest, kui nad ennast ei süsti. No andke andeks, aga kui nemad kõik massiliselt teevad endale kõik need järgmised ette nähtud süstid ja me teame, kuidas need vaktsiinid mõjuda võivad, siis nad kas on nii nutikad, et teevad nii, nagu Saksamaal üks arst tegi, nagu ma tean, ma ei saa liiga palju rääkida. Mingid asjad peavad ära aeguma. Siis nad lihtsalt lasevad endale seda mingit muud lahust süstida või süstivad ise, panevad lennukese kirja tehtud
ja pääsevad sellest jamast või siis, kui nad panevad neid päris süste. See tähendaks seda, et meie meditsiinisüsteemis toimuks meeletult suur kollaps, sest need inimesed, kui nendega juhtub nii, nagu inimestega meie ümber on siin juhtunud viimastel aastatel COVID-süstide järgselt, siis andke andeks, et meil ei oleks siis meditsiinitöötajaid. Aga üks meditsiinitöötaja ütles, et ilmselt tehakse nii, et nüüd see järgmine tiirvaktsiine on hästi leebed. Et kõik need, kes süstivadki ennast päriselt, ütlevad siis hiljem, et minuga ei juhtunud midagi, kõik järjest 4-5 tegid, midagi ei juhtunud. Ja mõndadel inimestel, kellel täna on veel see, et kuule, toos oli, tollel on vähk, sellel süda, tollel süda. Nad ka nagu hakkavad siis, võib-olla tõesti nad tegid nüüd paremad ja ohutumad vaktsiinid. Too tiir olidki nagu väga värsked ja need vaktsiinid on tegelikult juba väga ammu ära katsetatud. Üks perearst tunnistas oma patsiendile, et ma ei mäletaks oli 10 aastat tagasi. Ühesõnaga neid asju juba ammu testiti. See, et meil on südameteemad, vähiteemad ja nii edasi, see oli ette teada. Ja sellepärast kõik ei saanudki seda kõik kangemat kraamid, muidu oleks väga silma paistnud. Vot. Ja jätkan. Ja siis ülejärgmine tiirkampaaniat olekski see, et vaata eelmine tiir, meditsiinitöötajad kõik süstisid, neil on ju hästi. Ja siis lähevadki suuremad inimesed selle trikiga kaasa. Ja minu jaoks ongi hämmastav, et nii olulisi ühiskonnas, nagu nii laiapõhjaliselt mõjutavaid asju otsustavad need, kes isegi ei süvene. Neil ei ole aegagi neid asju läbi lugeda, neil on vaja sotsiaalmeedias postitada. Neil on vaja käia siin-seal tilulilutamas, eputamas. Neil on vaja ringi reisida. Neil on vaja neid, mul ei tule see sõna meelde, kuluhüvitisi laiaks lüüa. Ja siis meie siin räägime, et kuulge, et teil seal miskit nagu nässu hakkab minema. Info. Sest Karmenil on ülesanne selle asi läbi suruda. Sest tulevane kriis, need raamistikud, kõik on paigas. Tellimus on sisse antud. Karmen peab nüüd selle tordi tegema selliseks, nagu telliti. Ja neid teemasid, kus Riigikogu liikmed hääletavad nii, nagu need inimestena ilmselt ei hääletaks, aga tellimus on sees. Üks hea näide oli, kuidas siin aastaid tagasi Varro Vooglaid esitas tema esitas eelnõu seoses sellega, et piirata alaealiste ligipääsu pornograafiale, mis minu arust elementaarne. Lapsed ei pea pääsema ligi sisule, mis kahjustab neid. Mis kahjustab nende maailmapilti, aga kõik see nimekiri, ma printisin kõik välja, aga mõtlesin, et ma täna on natuke olulisemaid teemasid, et siis ma panen siia, kus tegelikult on eelmiste saadetega mingid asjad, mis ma mõtlesin, et ma jätan järgmisse saatesse ja iga nädal tuleb nii palju kraami peale. Ja siis jääbki niimoodi. Ja see, kuidas meil täna on väga aktuaalne valipool. Ma viskasin üksite siia. Ja kuidas siin, ma autorit ei avalda, aga oli selline postitus. Antikristlikud jõud on maailmas toimuva tõttu väga aktiivseks muutunud. Kuna juudi rahva ja Iisraeli saatus on Jeesuse naasmise seisukohalt võtmetähtsusega, siis on saatan tagajalgadele ajanud kõik oma jüngrid. Fotol on seal Markus Järvi ja Varro Vooglaid, kes kirjutaja meelest ongi siis need saatana jüngrid. Ja kas sina tahad olla saatana poolel? Tahad või tahad? Ei taha. Ole meiega siis. Ja siis me valimegi need pooled on, et kas sa oled nüüd Venezuela või USA, kas sa oled Palestiina või Iisrael. Ja nii edasi, me valime kui pooli. Ja mingitel hetkedel need pooled, ma olen öelnud, ja mitte ainult mina, see saamune Lihula õppetunnud raamat, ida poolt, lääne poolt, juudi organisatsioonid juhivad nagu, et ma ei tea, kuidas sa valid selle poole siis, kui lõpuks liiditõmbaja on üks. Ja miks meid suunatakse valima poolt? Sa pead poole valima, sest selle järgi mina nüüd saan aru, kas sa oled hea või halb. Kas sa mahud minu maailmapilti või sa ei mahu. Sina vali pool, sest siis mul on lihtsam sind lahterdada. See on see point. Aga suures plaanis, need, kes suunavad meid poolt valima ja meid nõudma, et teised poole valiks, et meil oleks lihtsam aru saada, kes on meiega, kes ei ole meiega. Need, kes kogu seda mängu juhivad, nende eesmärk on, et me ei valiks ennast. Sest kui sa valid enda, siis sa näed järjest läbi need asjad. See on nii. Kui ma siin niimoodi hakkan poolt valima, siis ma ei hinda adekvaatselt, et see samune õige pool teeb seda toda tegelikult mitte õigesti, mitte hästi.
Aga kui sa valid poole ära, siis sa juba oled siuke jaa, juhu, lõpuni välja. Aga tegelikkuses sa oled ükskõik kummal pool sa oled, sa jõuad ikkagi selle niiditõmbajani. Aga kui sa valid enda, siis sa oledki siin. Ja siis sa näed selle poole plusse miinuseid, selle poole plusse miinuseid ja lõpuks sa näed seda niiditõmbajat ennast. Ja sa ei vali poolt, sa valid ennast, selle enda südamerahu, enda tõe teekonna. Ja seda kardetakse. Me kardame ise seda, sest siis kui ma ütlen, jaa, ma olen selle poolt, siis automaatselt kõik need, kes on selles leeris, võtavad mu omaks. Või selles leeris võtavad mu omaks. Aga kui ma olen siin, et kuulge, mis pask see on? Nad kumbki ei taha mind omaks võtta, sest ma ei mahu sinna raamidesse, raamistikesse. Ja sellepärast ongi vaja meil inimestena võimalikult varakult saavutada see tunne, isegi kui ma olen üksinda. Aga kuni ma olen endal, on kõik hästi. Me tuleme siia ilma üksi, lahkume siit ilmast üksi. See, kui me vahepeal valime ise ennast ära kaotada selle nimel, et kuhugi kuuluda, andke andeks, see ei ole seda väärt. Aga jätkan teemaga. Ja siin ka, et kuidas meid siis on ära lahterdatud, et on need, kes on riigikaitse poolt ja riigikaitse vastu. Aga need, kes me räägime, et andke andeks, aga kui me peame kodude kaitseks kodud ära andma, oma kodurahu ära andma, rahu nimel, siis me ei saa neid pooli valida. Siin pole midagi valida, siis me peamegi valima selle, mis toimub meie sees. Ja kui me siin, kliima, mina olen ka looduskaitse poolt väga, aga need samused organisatsioonid, näiteks Keskkonnaamet, miks tegeletakse sellise looduse kahjustamisega? Kikilt saate siis patsutuse õlale ja mingi tahvlikese, palju õnne. Aga teie ülesanne on loodust kaitsta. Õnneks meil on tänasel päeval veel MTÜ-sid ja tublisid inimesi, kes teevad ära meie ametnike tegemata tööd. Ja sellega seoses meie Nõmme raadiogi. Meil on ju rahvusringhääling, meil on justkui kõik olemas, aga see sisu, mida te saate siit kanalilt, näiteks esmaspäevane lõunatund. Päris huvitavaid fakte oli seal. Minu jaoks esimest korda kuulmisi, kuigi ma enda arust oleme teemadega väga kursis. Kas mõni ETV, TV3 või nende poolt korraldatud selline justkui alternatiivsaade saaks neid teemasid puudutada sellisel moel, sellise julgusega? Kindlasti mitte. Kas Keskkonnaamet saaks samamoodi kaitsta keskkonda, nagu teeb seda MTÜ meie Nursipalu? Kindlasti mitte. Neil isegi, käime vist ei hakka seda torkima. Igatahes, see põllumeeste aktsioon on tulemas ja nii samuti nagu oli see mingi Semperi üritus seal, mille peale öeldi, et see oli see, kus oled sina, mingi sellise pealkirjaga. Mina vaatan seda ja ma tunnen, et muidugi rahvas, laseme õhu välja, laseme teile õhu välja. Ja siis me jätkame kõige sellega. Kui vaadata neid niimoodi, vaata lihtsalt seda tunneta. Seda, mida sa näed, lihtsalt tunneta puhtast kohast, mitte emotsiooniga. Esimene emotsioon on, siis me ikka räägime, kui valesti nad asju teevad ja millised sindrid nad on. Me räägime, kõik on paljastatud. Ja edasi. Mis edasi saab? Edasi läheb kõik see täpselt samamoodi edasi. Kuni meie indiviididena ei taju ära enda vastutust. Meie igapäevaelus, mida me eelistame. Kas me toetame kohalikku põllumeest või me ostame väljamaist kaupa ja lähme põllumeeste aktsioonile, ma ei tea. Ja kui meie siin mingid põllumeeste blablabla, ma mäleta seda organisatsiooni nime, ma juba nende nimede lugemisest mul hakkas sellest keerama. Kui ma nägin pilti nendest, kes läksid siis Euroopasse ka põllumeestega meelt avaldama, ma ei tea, närvuinimesed. Ja arvata, et sellest midagi muutub. Ma ei ole meeleavalduste vastane, ma olen meeleavaldustelt saanud väga lahedaid tutvusi, inimesi, kellega tänase päevani kokku saad on selline sugulase tunne. Ja selles plaanis mul ei ole nende vastu, aga kui te panete kõik oma lootused sinna, siis jah, lootus on kena asi, kui teda veel on, ja kui teda üldse ei ole ka halvasti, see tähendab, et teil vähemalt on veel lootust. Hoidke seda ja ärge laske seda ära lörtsida sellistel õhu väljalaskmisüritustel. Nii. Ja siin oli Postimees artikkel. Tapal korraldatud tankide kiirendusvõistlus pälvis maailmakuulsa striimeri tähelepanu. No palju õnne meile, sest striimerid on teema. Ja veel väljamaine striimer. Õnne. Aga CO2, kliimapäästmine, kvoodid, osooniaugud. Oi ei. Aga
Kliimaministeeriumil kaitsevõime tähe all on kliimast täiesti poogen. Ja meil on vaja kiireid tanke. Meil on väga vaja kiireid tanke, sest droonid, kaugmaaraketid, ma ei tea, see on kuidagi, ei ole nagu meie stiil. Me oleme ikka siuke tankirahvas. Ja muidugi need ka, kes nende tankide niimoodi hangeldamise vahepeal miljonit tasku saavad libistada või vähemalt endale selliseid tulusaid otsakesi, kus saab võib-olla mingi muu skeemi raames miskit taskusse pista. Neid on meil rohkem kui kaitsevõimet ennast. Ja Kliimaministeerium lihtsalt ongi kaitsevõime poolt, nii poolt, et mis CO2 tangid kiiremini. Vot. Ja siis meil on see Rail Baltica huvitav nähtus, mis on ette nähtud olemagi üks suur lüpsili, mis mingis mõttes on juba ümber kukkunud, aga seda laipa veel jaotatakse. Ja siin hiljaaegu hakkas välja paistma, et milleks seda raudteed üldse võis vaja olla. Omavalitsused peavad ise tagama ühendused Rail Balticu peatustega. Ja ma arvan, et see oligi lihtsalt eesmärk militaarträni vedada. Üks mõte oli ka see, et maavarasid välja vedada. Aga siis ma mõtlen, et kui Läti poole peal on nii asjad, kas lätlased lihtsalt on meist arukamad ja hammustasid asja läbi ja ei lähe sellega kaasa ja just kui miskid teevad, aga päris ikka nõus ei ole toimuvaga. Ja me nagu lollakad tõmbame majandusel täiega karke alt ära. Ja just nimelt karke, sest et see toimub siin juba karkudel. Selline santvärk. Ehk siis militaarotstarbeline ja see on reisijate jaoks ei olnud. Ja siin hiljaaegu kulutati meeletu raha sellele, et tuua Dubaist tagasi koju inimesed, meie omad inimesed, sest me nii hoolime omadest inimestest ju, nii hoolime. Absoluutne vaesus muudkui tõuseb, aga need ei ole need inimesed. Need, kes saavad Dubaisse lennata, need on need meie inimesed. Ja kui siin tükk aega tagasi oli juba õhus, et midagi hakkab toimuma, ei ole päris ohutu sihtkoht. Mida te ronite sinna? Nagu päriselt. Ja ronitegi sellepärast, et te ei ole kogenud, mida tähendab, kui paugud käivad, mida tähendab, kui maja väriseb. Lähete sinna ja oi, tegelikult on päris häiriv, päris hirmutav. Mina olen selle poolt, et neid inimesi ei oleks pidanud tagasi tooma riigirahaga, sest kui samal ajal maakonnaliinid tasuliseks, võetakse liine maha järjest, selleks raha ei ole, bussisõitu, oi, aga lennukiga, no mis? Ja kui on järgmine selline situatsioon, kus inimesed lähevad kohta, kus on teada, et õhk on juba veits elektriline, lähevad ikka, sest küll see riik meid tagasi toob. Ja toob ka, sest et prioriteet on ju need. Esimene Eesti, ma ei tea, kuidas seda nimetada. Ja samal ajal meie inimesed hädaga peavad kolima linna, sest nad ei suuda kinni maksta seda kütust, neid automakse asju ja nad lihtsalt peavadki lootma ühistranspordile, millega järjest neil hapnik ära võetakse ja asudki linnas. Tada! Ja kui siin võib mõelda, et seal metsades toimuvad meil ju väga palju õppuseid ja seal ei ole võimalik elada, siis ega Võru linnaski ei ole varsti võimalik elada. Siin oli järjest niimoodi, et vaatan, kus mul need täpsed asjad on. Nii. Mina olen südalinnas. Mul on niimoodi, et minu ja selle harjutusväljaku Ameerika baasi vahele jääb mets, järv, pool linna. Ja minul üks päev niimoodi siia tuppa kostis, et olid suured jõmakad käisid, mingid täristamised, tuppa. Jah, mul on puitaknad, need ei isoleeri seda heli nii hästi ära. Aga see tuba, kus need jõmakad käisid, siin on soojustatud, siin on seinad on päris korralikuks tehtud. Topelt aknad on ju. Pane plastaknad ette, siis on hea, aga hingata ka tahaks tegelikult. Ja siis oli niimoodi, et graafikus oli näha, kuidas 10. märts südaööni, ehk siis 00 kuni 23.59 laskeharjutus kõrge müratase. Kella 8 samamoodi südaööni laskeharjutus keskmine müratase ja siis oli veel ports keskmise ja madalaid ja siis 11. märts sinna otsa jälle kõrge 00.00 kuni 23.59 ehk siis ööpäeva ringselt. Ja siin olid inimesed, kes 40 kilomeetri kauguselt kurtsid, et nemad kuulevad. Põlvasse oli tugevalt kuulda. Ja siis mõtled, paned sinna kõrvale need uudised, mis samal ajal käisid.
Hanna Pevkur, meie suur ja uhke kaitseminister ütles, et tema ei kartnud nii väga kui perekond. Milline mees. Fotol on ta koos naise ja teismelise tütrega. Ja mina mõtlen, et ta on oma naisest ja tütrest julgem, sest tema ei kartnud. Siuke kaitsevõime sellise mehe taga, et Ja siis ta ütles veel, et mina surmahirmu ei tundnud, aga perele oli see stressi rohkem. Mis see on surmahirmust? Niimoodi naljast välja tulles. Neil on kaitse korras. Neil ilmselt ei lüpsta nii palju paremale vasakule kui siin. Me oleme kulutanud meeletud rahad kaitsevõimele. Ja ilmselgelt Dubais on asi parem kui siin. Mina näiteks ei uskunud, et Hanna tahaks sealt tagasi tulla, kui ta sai tunda, mida see tähendab, kui väriseb ja müriseb. Sest jah, see on see, mida meie siin kogeme. See on see Hanno, millest meie oleme koosolekutel rääkinud. Aga sina ju ei karda. Tule siia Nursipalu metsades siis, kui suured imakad käivad. Ja siis kujuta ette, et sul on ka naine ja laps siin. Päriselt sa ilmselgelt ei hakka neid siia tooma. Aga kujuta ette, mis tunne see on? See on sinu kodu, sinu argipäev. See on see, kus sa laed akusid. Sa oled tööl, sul on stress, pinged. Ja sa oled koju, kus sa peaks saama taastuda, terveneda. Ja sa ei saa seda teha. Vot see on see, mille vastu meie siin oleme. Ja öelda, et aga kolige siis ära. Ohverdage see kagunurk kaitsevõimele ja kolige lihtsalt ära. Eestis on muidki kauneid paiku. Palun väga. Tuulepargid, soodla, mis meil on kõik siin, kus korraldatakse mingit Pärnumaale, kaitsetööstus on ju. Et isegi kui sul ei ole seda nagu lärmi, siis see müra, mis tuleb tuulikutest, see on ka väga arvestatav. Siin on üks Harjumaale taheti teha. Ma on täna nii palju lehti. Harjumaale taheti teha 8. märts, äripäev. Harjumaale plaanitakse suurt tuuleparki. Naaber Toomas Annus lubab kolida ära, kui nii läheb. Norrakatele kuuluv Vindr soovib Lääne-Harju valda püstitada kuni 14 tuulikut, maksimaalse tippkõrgusega kuni 250 meetrit. See on vahi, kui nunnud väiksed. Mujal on siin ikka 300-400. Kindlasti kolin ära, ütles plaanitavate tuulikute naabruses elav ehitusettevõtja Toomas Annus. Kuhu sa siin Eestis kolid? On tarvis siis kuhugi eesmaale minna. Norrast, Rootsist on väga paljud jõukamad inimesed kolinud näiteks Hispaaniasse seoses immigratsiooniga, seoses nende vandaalidega, keda koheldakse paremini kui kohalikke inimesi. Ja jätkan veel sellega. Pevkur ütles, et kõige ekstreemsem oli tunda, kuidas hotell rappus plahvatusest. Aga meil on näiteks üks laupäeva hommik selline miinipildujate saatel. Ja kui vaatad nendest keskkondadest, kust meil on tegelikult võimalik vaadata ette, näiteks planeerid lapse sünnipäeva õues või külalisi tulemas on ju. Planeerid nii, et ei oleks miinipildujaid, kuulipildujaid niimoodi väga tugeva helifooniga. Ja vallalehel puudus info, et sel laupäeva hommikul äratatakse miinipildujatega. Puudus info. Ja nii võivadki aset leida juhtumid, kus sa paned lapse välja magama, sest vaatad graafikut, korras. Ja tegelikult ei ole üldse korras. Tegelikult on asi päris ohtlik. Aga jah, see on, tulge Võrumaale siis, kui nad õppused käivad, tulge. Tulge elage seal 2 või 4 kilomeetri raadiuses. Ja see on tänane olukord. Ma rõhutan, see on tänane olukord. Täna on meil üks sihtmärgiala. Nad plaanivad kokku 4. Ja kõik need ülejäänud liiguvad asulatele lähemale. Ehk siis see, mis siin täna Võrus toimub. Miks mind see häirib? Esiteks, ma mõtlen sellele, mis toimub samal ajal koha peal, kuidas need maja pärisevad. Siin Väimela kandis olid koerad ennast segaseks jooksnud sellest suurest hirmust. Kui see kõik liigub meile lähemale, siis see, mis toimub täna seal, see on juba minu isiklik probleem järgmisena. Ja kui ma kolin kuhugi mujale Eestisse ja ma tean, et meie Eesti, see valitsus ja nii-öelda riik on selline, kui ma ütlen riigiorgan, siis mul juba nagu tuleb mingid roppused meelde, siis andke andeks, siin ei olegi kuskil võimalik olla nii, et sa saaks südamerahus usaldada seda, mis toimub, usaldada oma ametnikke, kes on kuskil, ma ei tea, kas 3 tilka verd andnud või mingid elundid kuskil sahtli vahel. See ei ole tegelikult ju normaalne, me ei peaks sellega leppima. Ja samuti me ei peaks minema kaasa mingite kuskilt tsentrist korraldatud õhuvälja laskmistega, vaid mõtlemagi, mis on see, mis on minu võimuses päriselt.
Ja ma ei ole veel lõpuni välja mõelnud seda vastust, aga ma keskendun sellele ja ma usaldan ka jumalikku juhatust, et kui on see õige hetk, siis see jumalik selline keetus, see on minu selline usk. Ja samas ma ei looda millelegi välisele muud, kui ma tunnengi, et kui ma olen selles ühenduses ja avatud sellele lahendusele ja ma ei lase endal vahepeal õhku välja lasta, siis on võimalik sellest kõigest tulla välja võitjana ja selles mõttes võitjana, et kui see maine teekond lõpeb, minus oleks rahu. See on minu jaoks võitjana lahkamine, mitte see, et kellel on suures kõige rohkem asju. Meil tuleb iseendast seista ja mingid kujud, mis on õhku loodud, kohus on mõttetu, kohus on lootusetus, on kallutatud, stiilis, et talu ei lihtsalt ära, käia poliitikutele pinda, äkki sealt midagi tuleb, enne valimisi tuleb sealt pärleid, mida kõike lubatakse ja pärast on ei, ma ei tea, hea mõte küll, ei, mina pole küll midagi sellist öelnud. Ja siin hiljaaegu oli selline võit, ta natuke selles mõttes poolvõit, et Terviseametil kästakse uuesti järelevalvet teha, kuidas nad seda teevad, elame-näeme. Tiiurite ja postitus. Kohus astus Nursipalu elanike tervise eest välja. Kohus kohustab Terviseametit tegelema Nursipalu harjutusväljalt kodudesse leviva müra ja vibratsiooniga. Nursipalu lähedal elavatel inimestel on tekkinud terviseprobleemid seoses Nursipalu harjutusväljalt kodudesse leviva müra ja vibratsiooniga. 5 inimest pöördusid Terviseameti poole ja palusid teha järelevalvet seoses Nursipalu harjutusväljalt kodudesse leviva müra ja vibratsiooniga. Kaebajad soovisid, et amet alustaks menetlust, milles hindaks nende elukeskkonna ohutust ja häiringutest tekkinud tervisekahju. Terviseamet leidis, et see ei ole nende asi, sest militaarmürale normi ei olevat. Elanikele jäänud muud üle, kui võtta kamba peale jurist appi ja pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse. Neid inimesi, kellel on juba probleeme, on palju. Need 5 on lihtsalt need, kes otsustasid, et nemad ei jää ootama, nad teevad selle sammu. Au ja kiitus neile. 12. märtsil 2025 esitati Tallinna halduskohtule kaebus. Selles paluti kohustada Terviseametit tegema järelevalvet seoses Nursipalu harjutusväljalt leviva müra ja vibratsiooniga. Täna tuli kohtuotsus. Selles seisab rahuldada kaebus, kohustada Terviseametit otsustama uuesti haldusjärelevalve tegemise üle seoses Nursipalu harjutusväljalt kaebajate kodudesse leviva müra ja vibratsiooniga. Kohtukulud mõisteti ka Terviseametilt välja. Kirjutame põgusalt, mis toimub ja mis tervisemured inimestel juba on. Esimene. Üks kaebajatest elab 560 meetri kaugusel Nursipalu harjutusväljast ning 6,1 kilomeetri kaugusel sihtmärgi alast, kus lõhkevad pommid ja mürsud. Seoses harjutusvälja laiendamisega hakkaksid plahvatused toimuma tema kodust 3,1 kilomeetri kaugusel. Inimene soovib, et amet teeks kindlaks üldvibratsiooni näitajad 3,1 kilomeetri kaugusel tulevasest plahvatuste asukoha alast. Sotsiaalministri 17. mai 2002 aasta määrus number 78 vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid. Plahvatused tekitavad müra ja madalsageduslikku vibratsiooni. See põhjustab kaebajale stressi, mis on talle kui kroonilisele haigele eluohtlik. Kaebaja süda on vibratsiooni tõttu mitmel korral rütmist välja läinud ja ta on vajanud arstiabi. Kaebaja elamul on pakettakned ja helisummutav isolatsioon. Sellegi poolest liiguvad plahvatuste järel asjad laual. Üldvibratsioon põhjustab kesknärvisüsteemi talitluse häireid, kiire väsimise, peavalu ja kahjustab kuulmisnärvi. Üldvibratsiooni piirväärtused kehtivad ka lühiajalistele üksiksündmustele. Ja nüüd ongi siin see moment, kus me anname teile raha, pange korralikud aknad, tehke fassaad helikindlaks, aga sa ei taha olla ainult toas, sa tahad ka õues olla. Ja juhuslikult lähed õue kas või natukeseks värskelt õhku hingama ja sa ei tea, kuna see pauk käib, see võib just siis käia. Ja see võib käia ka nii, et sa vaatad õues, et täitsa tore vaikne päev, oled pool tundi õues ära ja äkitselt toimub midagi, mis viib sinu keha rütmist, sinu südamerütmist välja, sinu keha meeletusse stressi. See ei ole normaalne. Ja kui meil puuduvad militaarmüra normid, need on kodud. Nad ei ela militaartsoonis. Võru linn ei asu militaartsoonis, aga ometigi me peaks justkui leppima, sest militaarmürale pole norme. Aga me ei ole see militaristid. Me ei ela militaartsoonis. Teine kaebaja elab Nursipalu harjutusvälja
4-kilomeetrises mõjualas. Ta on veendunud, et nii tema kui ta abikaasa tervis kannatab harjutusväljalt kostva tugeva müra tõttu. See on pidevalt hirmul, kuna ei tea, millal kostavad järjekordsed kõrvu lukustavad kärgatused. Tal on krooniline valu. Ta põeb rasket depressiooni ning kannatab ärevus ja unehäirete all. Sageli on olnud olukordi, kus ta on ravimite toel uinumata saanud, kuid harjutusväljalt kostvad kärgatused äratavad ta üles. Ta vajab puhkust ja rahu ka päevasel ajal, kuid sageli pole see võimalik. Müra põhjustatud ärritus võimendab kaebaja tema abikaasa füüsilise tervise probleeme. Harjutusväljalt pärit lööklained panevad majaseinad värisema ja aknaklaasid klirisema. Kaebaja 5 lapselast vanuses 3-12 kardavad eeltoodu tõttu maale tulla. Kaebajal on kahtlus, et Kaitseministeerium ei ole hoolitsenud sellest, et relvade kasutamisega kaasnev müratase ei ületaks seaduses määratud piirmäära. Kaebaja palub sekkuda Terviseametil, kuna viimase pädevuses on riiklik järelevalve müra ja vibratsiooni üle. 3. kaebaja kodu jääb kasutusel olevast Uksu alast linnulennult circa 5 kilomeetri kaugusele. Uksu on siis see, kus üle peade lastakse sihtmärgialale sisse. Ometi on kõike väga hästi tunda ja kuulda. Avaldaja peres kasvab 4 last. Kõige vanemal 7-aastasel on diagnoositud kõne- ja keelepuue. Kuni 1,6 aasta vanuseni oli lapse kõne areng eakohane. Siis toimusid lapse lõunaune ajal mitmed õhkamised Nursipalu harjutusväljal, nii et lööklaine läbis maja. Avaldajal endal läks seest õõnsaks ja hakkas iiveldama. Laps ärkas paugutamise peale unest ja nuttis umbes 2 tundi. Kui jälle paugutamised toimusid, hakkas laps kergesti nutma. Lapse 2-aastaseks saades märkas ema, et tema kõne areng on seisma jäänud. Kui ma ei teaks, kes see on, siis ma võiks oletada, et ta liialdab. Aga ta on seda sama asja rääkinud ka isiklikult. Ja emana mind häirivad isegi need paugud, mis linna kostavad. See, et seal kohapeal sellised situatsioonid aset leiavad, see peab olema ikka täielik loll, et mitte mõista olukorra tõsidust või süüdimatu või hoolimatu või mingist teatud empaatiavõimetust rahvast, ma ei tea. Sellest ajast alates on laps käinud igal nädalal logopeedi juures ja teinud kodus harjutusi. Lapse 6-aastaseks saades oli selgelt tegemist pole pelgalt kõne hilinemisega, vaid millegi tõsisemaga. Lapsega on käidud neuroloogi, kliinilise psühholoogi ja kliinilise logopeedi juures. 2024. aastal tehti Tartu Ülikooli kliinikumis kognitiivse funktsiooni uuring ja elektroentsefalograafia. Tehtud on ka logopeediline uuring ja geenitest. Tulemuseks on ekspressiivse kõne ja keele mahajäämus kõikidel tasanditel. Muus osas on laps eakohaselt arenenud. Avaldaja usub, et tegu on posttraumaatilise stressihäirega. Avaldaja näeb seost Nursipalu paugutamistega. Ja nüüd mõelda nende inimeste peale, kes on olnud militaristid ja sealt saanud selle samuse posttraumaatilise stressihäire. Mis te arvate, et see laps, see väike tilluke inimene, et tema on kuidagi tuimem või vastupidi, tema on väga palju hapram selles suhtes. Tema tajud on väga palju vastuvõtlikumad igasugustele sellistele traumadele. Avaldaja on mures ka enda vaimse tervise pärast seoses harjutusvälja laiendamisega. Avaldajal on ärevushäired, paanikahood ja südamerütmihäired. Perearst tegi sellega seoses ka mõned südameuuringud. Arst arvas, et tegu võib olla stressi või algava südamehaigusega. Avaldaja on sellega seoses kirjutanud ka Võru vallavalitsusele. Viimane võttis ühendust Kaitseväega. Kaitsevägi vastas, et sel ajal oli Nursipalu harjutusväli renditud välja Kaitseliidule, mistõttu Kaitsevägi ei vastuta seal toimuva eest. Keegi ei vastuta, kuid avaldaja näeb suurt probleemi seoses oma pere tervisega. Vibratsiooni on avaldaja kodus tunda kogu kehaga. Kunagi ei saa valmis olla, millal järgmine ehmatus tuleb. Avaldaja palub Terviseametil sekkuda ja uurida, kas müra ja vibratsioon on normipärane ja vastab seadustele. Ilmselgelt, kui Terviseamet hakkab nüüd ausalt uurima, siis selgub, et ei ole. Ja kui siin, et Kaitsevägi Kaitseliit ajavad üksteise kraesse, siin on olnud juhtumeid, kus keegi ei tea, kes paugutab näiteks öösel. See on üks kohalik võttis ühendust, mis teil toimub siin öösel. Ja ei teatudki, kes lasi. Ja seda me sealt teame, kes Raiteri peldiku õhku lasid, ei olnud kohalikud. Menetlusega venitati täpselt nii kaua, et poisid saaksid siit ära minna ja siis löödi kaaned kinni ja öeldi lõpetatud.
4. kaebaja andis teada, et teda on tabanud tervisehädad, sealhulgas südameprobleemid, unehäired ja peavalud. 5. kaebaja teavitas, et elab Nursipalu harjutusvälja lähedal. Elamu on circa 2 kilomeetri kaugusel polügooni piirist ning tal tekkisid pärast intensiivseid 3 päeva kestnud miinipilduõppuseid peavalud ja nahalööve. Kui avaldaja oli üle nädala aja Eestist ära, peavalud lõppesid. Teistel pereliikmetel, naine ja 3 last, on pidev köha ja nohu. Ühel lapsel ka pidev kõrvavalu. Ja nüüd mõelda, köha ja nohu, see on ju meie limas, kes üritab kehas puhastada. Kui sa oled sellises keskkonnas, et õhul on maitse aeg-ajalt, te võite ette kujutada, mida need inimesed seal sisse hingavad. Ja siis mõelda, kas see on kaitsevõime või see on kaitsevõime äri. Ja väike täiendus Gert Lapimaa poolt, kes jagas postitust ja kirjutas. Plahvatuste puhul tekkiv impulsmüra väga suur energia on infrahelispektris. Harjutusväljaku läheduses müra käes kannatavate inimeste välja toodud sümptomid on äravahetamiseni sarnased tuugeni impulsmüra käes kannatavate inimeste sümptomitega. Terviseametile ei lähe samuti korda Saarde ja Tootsi tuugenite müratsoonis elavate inimeste kaebused. Terviseametit lihtsalt ei huvita nende probleemid. Ja palun väga, siin tahetakse Harjumaale teha tuugenid. Kas nüüd hakkab kohale jõudma, et ei ole mitte kuskil kaitstud? Ja need tegelased, kes selliseid sinderasju ellu viivad, ma olen päris kindel, et neil on välismaal kinnisvara olemas. Ja meie siin kohalikud, meil on kaitsevõime ja selle nimel ja meil on siis elekter oleks odav selleks tuugenid ja kõik need muinasjutud, mille peale vahest on selline tunne, et võtaks lihtsalt kägistaks kedagi, et äkki kuskil loksub midagi paika. Ma ei tea, äkki mahlad ei jõua ajuni ja aju on ära kuivad, siis võtab niimoodi, istud raputad ja siis saad mahlad liikuma ja aju äkki niimoodi läheb nagu paisub ja tõesti. Mitte nagu paisub nii, et midagi ei toimuks, aga see rosin seal kuidagi läheb piinamõreks tagasi. Ja meil on siis kaitsevõime. Aga mida see kaitsevõime tegelik plaan ette näeb? Esiteks meid aetakse praegu niimoodi sujuvalt eest ära. Natuke nagu, aga välja paistab, et rahapatakaga niimoodi, võtke raha, minge, teil on siit parem, on ju. Ja kui päriselt läheb jamaks, siis siin oli mingi jutt, et kuidas evakueeritakse pool Eestit teisele poole Eestit, siis kuidas välismaale ja siis jälle ei, see on valeinfo ja niimoodi meiega mängitakse, et öeldakse üks info, siis öeldakse ei, see on vale, siis on see teine info õige ja siis jälle see teine on vale ja see esimene õige, et me olemegi lõpuks üks, vali mida tahab. Eelmises saates sai natuke sellest psühholoogilisest mängust ka räägitud. 5. märtsil Postimees kirjutab, Eesti koostab Põhja-Euroopa liitlastega ühist plaani tsiviilelanike evakueerimiseks kriisi korral. Et kui jamaks läheb, siis meil pidi kaitsevõime olema väga võimas. Venelase pidime alistama ta oma koduhoovis. Aga tegelikult on vaja meid lihtsalt jalust ära saada. Trehvisin kuulama ühte jupikest, kus üks juudi mees rääkis, et teate, sõdade puhul sõja ajal on kõik väga odav, juudid ostavad kokku, sõda läbi saab, on kõik väga hinnas. Sellepärast ka see Ukraina sõda, kes on seal praegu kõike kokku ostnud. Eestlased lollidel ehitavad selle üles ka oma rahaga. Mitte lollid eestlased, vaid lollid juhitud juhid. Ja jätkan. 10 Põhja-Euroopa riiki, nende seas Eesti leppisid kokku, et hakkavad koostama ühiseid plaane tsiviilelanike piiriülesteks evakuatsioonideks võimaliku kriisi või sõjalise konflikti puhuks. Rootsi teatas kokkuleppest kolmapäeval märkides, et ettevalmistused tuginevad Ukraina sõjast saadud kogemustele. Ma jätkan eestinen.fi lehelt, sest et siit maalt läks Postimees tasuliseks. 10 riiki koostavad ühised plaanid, mis hõlmavad transporti, piirikontrolli, reisikoridore ja muid küsimusi, vahendab Reuters. Saksamaa ja Poola on koos NATO liikmete Eesti, Läti, Leedu, Rootsi, Norra, Soome, Islandi ja Taaniga viimastel aastatel intensiivistanud oma ettevalmistusi võimalikuks tulevaseks relvastatud konfliktiks Venemaaga. Ukraina kogemused on näidanud, et rahvastiku ajutine liikumine võimaldab riigi jätkuvat kaitsmist, kaitstes samal ajal tsiviilelanike, teatas Rootsi kaitseministeerium Põhja-Euroopa lepingut teatavaks tegevas avalduses. Miljonid inimesed on 4 aasta jooksul pärast Venemaa täiemahulist sissetungi 2022. aasta veebruaris Ukrainast põgenenud. Enamik neist otsib varjupaika teistes Euroopa riikides samal ajal, kui konflikt kodus jätkub. Rootsi teatas, et lisaks transpordi ja
koridoridele, hõlmab piiriüleste evakueerimiste planeerimine ka inimeste vastuvõtmist ja registreerimist ning haavatavate rühmade kaitset. Lepingu eesmärk on parandada tsiviilelanikkonna kaitset suuremate kriiside või halvimal juhul sõja korral, öeldi teates. Kreml on korduvalt öelnud, et Venemaa ei soovi NATO riikidesse tungida. Eesti, Läti ja Leedu sõlmisid eelmisel 2025. aastal omavahel sarnase lepingu, koostades varuplaanid, et toime tulla võimalusega, et 100 000 inimesed põgenevad Venemaa vägede kogunemise või rünnaku eest. Soome, kellel on Venemaaga 1340 kilomeetri pikkune piir, sõlmis 2024. aastal sarnase lepingu Rootsiga. Nii. Aga vist saingi praegu. Nii pikemaks ei nakkada, et saadet tegema. Ja eelmise saate peale ma ütli, kus Kreekast lasti rakette välja Briti baasist. Tuu oli võltsinfo, tuu oli päriselt võltsinfo. Päriselt lasti rakette välja Küproselt. Ja täänpä on aga Küprosel ka suure meeleavalduse, kun inimese ütles, et nää oli ta Briti baasiga nõun inem. Ja kui Hispaania ütel Ameerikale, et näide maa pealt, näide baasidest, USA baasidest näide maal, toh ei tulista tõisi riike, sest Trump ütel tuu peale, et ta oligi tii maa. Ja tuu sama asi on meil Eestin kah. Ta maa oli inem nii maa. Aastal 2017 tehtu lepingu perre juriidilise õiguse ta maa üle omava Ameerikal. Ja seal lepingun on kirjan ka tuu, et kui Ameerika taht näituses määnegi kriisiolukord on või kui väga vaja on, siis me võiva võtta maad ja varra manu. Esiki seal oli, või olla ma eksi, aga mäluperre on seal esiki, et või mi massinit ära võtta. Aga tuu las minna, tunne võib-olla, et mäleta võlsi. Eläme sen infoühiskonnan, kun infot on nii palju ja võtta sas kinni, mida on vaja meelde jätta ja mis või ära unõhta. Ja kõgede keskel kõige olulisem on tuu, et jah, sa saad arvu, mis toimus, aga et sa ei eläsi. Ta tundu seen, et täiesti persen on kõik. Vaid, et su seen on miks võima keskenduda tuule, mis on meil hästi. Mis on tuu, mille üle rõõmu tunda. Linnu laulva ja mul on hoovin sääne mitte sobilik kompostihunik, sest mulle ta kaanega värk väga ei meeldi. Ja sest mul ongi, tänegi, kui lähkumbalt kaia, sest ta oli väga illos, sääne ilolda värk, aga tuu ist, et mul on sääne kompostihunik, mul on väga ilosa tsirgu hoovin ja aigalt ka, et huuvi ja sas näed, kuis nää eläväsin, nagu mä ensengin oaasin. On syvää, on puid, kun pääl olla, kestliina. Ja en väga tahada oaasi hoita. Ja ma tahan, et ega inemine tunnesi, että kodu on ta oaas, kus ta saa olla rahun, vaikus on, kus ta saa taastu, terveneda, mis on nagu timesääne kants või. Ta on tunne ja oma tundit ma alati mõista ei sõnadehe ümbre sääda. Aga jah, et meil oleks seda kodus, kui me tunneme, et ta on mu kodu ja ta kodu on hoitmist ja kaitsmist väärt. Esigi kaitsmist kaitsevõimõist, miljardides ulatuva kaitsevõimeist. Mu kodu on nii kallis, nii väärtuslik, et ta on rohkem väärt kuna miljardid, mida välja mõstas. Ja tuu mõttega ma tämpätse saate lõpetagi. Aituma kullamast, ma väga looda, et te lüüdsite siit midagi ja pane teile süämele, et kui teil on vähekeinegi võimalik, siis tukka MTÜ meie Nursipalu tegemisi, tukkake taad Nõmme raadiot, sest vaihtipeal me unõhtame asju väärtuse, kui me nakkame neid esihindast mõistetavana võtma
esihindest mõistetavan aastakümnit juba, meil on Nõmme raadio. Aga elolätt kõige õnne kallimpas ja tõembad sel päeval veel see eriti kipa huuga. Ja et neid asju elan hoita, on rahaline tugi väga oluline ja MTÜ Nursipalu, kui neid ei olnud kõigõda toimuva keskel, sest tõembad sel päeval mi Võro liin rappus ja mürise siis sama muudu kui inemiisi kodo seal Nursipalule lähkumpan tõemba värisese mürisese. Et tuun mõtlemine, elu on valiku. Et kui teil on võimalik midagi jätta tegemalda, no näituses kui ole võimalik tukka, siis mõtelge, kas on midagi, mida sa jätta, nii et midagi nagu halvembas lähe, aga saassi tukka neid tegemisi. Nii viidjad, kui siis MTÜ Nursipalu tegemisi. Aituma kuulamast ja järgmise kõrrani.